limbiks. Ja siin läheb. Mis ta 3 bet on? Ta 3 bet 0 veel. Aga mul pole eriti käside kohta. Ma ei tea, kui järjest äkki ta läheks kooliks. Mul viskas kätte ainult kohta. Aga kooliks. Ma mõtlesin ka. Suht sitt flop. Hea flop ju. Hea flop. Mitte ka just väga sitt, väga hea, aga suht hea ikkagi. Tema ringsid ei ole väga palju emand bluffta, ma arvan. Ma arvan, easy. Jaa. Easy. Jaa. Petiks 4000. Blokker lihtsalt. Blocking pette. Muidugi. Blocking semi-value. Muidugi, pocket 9. Ai, raisk. 7200. Ai, raisk. See on rõve. Ma oleks ise 4000 teinud. See oli 7200 on küll vastik koolida, aga kooliks ikka, aga ma oleks ise 4000 teinud. 9. Bingo. Ma oleks ise liidinud 7200. Aga Riveri bet on parem kui check call, jah. Ja tõesti mõtlesin, et ega ma mõtlesin, ma ei foldi niikuinii vaata. Ma suht kindel, enam petita ma ei foldi vaata. 9-8 kässid ära, võib-olla isegi hästi kunniga koolib siin, mõtleb, et türa 4 kilo ja davai ma koolin ära. Ja pluss ta võib checkida back'i, kõik on beat pocket. Seda küll, jah. Ta muidu koolib nagu peti võib-olla. Ma poleks küll 9 pettinud seal. Ma ka tema asemel poleks. Aga noh, ei selles ongi, ma näen, et kui ma checkin siin, võt nii passiivses, nad võivad mõnikord mingi lootust asjad, et mingi kunn poisiga nad mõtled, pers on proovinud see Riveris ka bluffida, vaata, et mul midagi välja ei tule. Et mõnikord nad siuksed asju, siis mõtlesin, et savi, lähen selle check call'i peale. Ma arvan, et lihtsalt, et seda check call'i ei tule väga palju, et enamus aasta on check ja sa kaotad välut, petid seal 4000, 5000, et sa võid välut saada sealt suht tihti, ma arvan. Mõnikord teen endale, petin enda seda, noh, ise maksad nagu talle välut, mõnikord taga ka ikkagi. Näiteks, ei mõtle näiteks, kui ta Jörn läheb check, on ju. Ja näiteks, kui sina oleksid 5000 pettinud, on ju. Ja siis näiteks ta koolib sind näiteks, ma ei tea, emand kunniga või pocket poistega, on ju. Ootame, et ta 3 pets emand poissi. Mis me kaotame vähem? Siis aga näiteks, kui ta otsustab Riveris pettida mingi 11 või 12 kilo, siis noh. Jaa, seda küll, okei. Riveris pett. Ma arvan, et teha pett on kindlasti parem. Et saad välut seal veel ja ei taha ise... Ja sa ei pea kunagi kartma seda, et Ever siin bluff reisiks seal nagu. Ta poeg foldidega, kui reisid. Mis asja? Et kui ta reisiks seal, jammiks, tema Riveris, siis oleks... Ei peti vastu või? Jah, kui me oleksime Riveris, siis oleks ju foldinud. Jah. Noh, sellest mõtlen, et see ei pea kartma, et ta... Jep. Vot see, ma mängisin nii valesti tegelikult. Minu mõeleks... Race first in on. Tal on mega suur. Noh. Aga kattub 33 bet ikkagi. Oi, suur ikka, vahet ei ole. Normaalne. Muidugi 3 bet call, easy. Aga ma sain... kohe jammi peale. Oi! Ma oleks 3 bet call'ima. Siis me tahame induce'ida neid väiksemaid... Muidugi, väiksed panevad sisse. Ma saan aru, see panin selle käest üles, et vaata, ma tegin. Ja kusjuures enamus korra, et kui ma niimoodi mark for your review panen, siis ma olen ise midagi perse pannud ja ma saan kohe nagu peale kätt aru ka sellest. Jaa, ei sellest... Ma jammiks seal, kui ta 33% open, ma jammiks seal mingi, ma ei tea, 8-9 suitid, mingi 7-8 suitid, mingi poiss 9 suitid, mingi sellist. Induce'iks 4 bettima teda lihtsalt siin... Induce'iks, et ta sisse või? Kõik nii palju jammid selle. Muidugi, kui ta nii laialt avab. Jaa, ma short stackeri järgi toibki jammiliselt nagu. Sellega kui vaadanud, et... Muidugi jammiks. Ja ta ei kooli never õieti nagu me vastu. Muidugi. Ise kui ta kooliks kõikide asjadega, millega tavab, isegi siis on 7+ soemine. Okei, ei, ma saan aru, et see on pluss, jah. Ja 7 on... Aga 7 on nagu induus juba, et see ei ole nagu selles mõttes... Et võib-olla paneks mingi 5 paneks ennem või? Mingi 7? No mingi 2, 3, 4, ma arvan, tõenäoliselt tahaks ise panna. Ja siis mingi... Ja siis need top suited connectorid, noh. Top suited connectorist tahaks jammida või? Ei, mõtlen... Vaata, mis sa mõtled praegu, on top suited all praegu 8-9 suitedit ja 9-10, mis sa mõtled? Jaa, mõtlesin, jah. Jaa, need jammiks muidugi, mingi one capperid suitedid, poiss 9 suitedid. Siuksed jammiks otse sisse lihtsalt. Kui on juba race first in alates 25 või 30, siis lased lean light'ilt 30 pb sisse siis näest. Muidugi, siin võid isegi 5-6 suitida, siis sa laste 5-3 suitida. Jaa, point ongi siis see, et me nagu korjame selle nii tihti üles. Ma saan sellest täiesti sellest pointist aru, ma lihtsalt
tere, ma võib-olla tõesti. Ma nendes kohtades... Lihtsalt in-game see oli mugav asi, mida teha eriti. See ei ole selline asi, mida sa kohe nagu nii-öelda perse tunne järgi vaata, et sa peaksid nagu siin 5-6 kõrgega all-in taguma 30 PB taart. Aga saad hea ikutiga siis. Aga see on väga hea play. Ei, ma olen nõus. Muidu on raske näidata kasumit sinna small blindi pealt 6-5 suitediga. True that. Ma arvan. Aga... Selle stack size'iga nagu mingit small blind flat range'iga on või? Väga vähe. Teil on põhimõtteliselt see, et ikka šovete sealt nagu, jah? Ma ei tea, kui see... Queen poiss suited, Queen 10 suited, siuksed käed, mida ma 3-bet foldida ei taha ja stackida ka ei taha. No siuksed käed ainult, no neid ongi mingi paar tükki, mingi 4-5 tükki võib-olla. Okei, et aga S10-ga induce'iks või šoveks? Ei šoveks kindlasti, ma arvan, et S10 suited... Klaus, Flati ja võib ka seal Flati olla. Seda ma mõtlengi, et kas ta S10, kas ma tihti peale S10 nagu Flatiks sellises positsioonis. Sõltub palju ta 3-beti peale, no sõltub kuidas ta mängib. Et kui ta 4-bet jammib laidilt või ta Flati hästi palju... 4-bet on tal 10. 3 korda 30-st, noh. Ma arvan, et S10 on hästi piiripealne, hästi close, nagu mingite vastaste vastu läheb induce nagu 3-bet call, mingite vastaste vastu võime 3-bet foldida nagu. No tundus, et aktiivsem on. Et 3-betiks nagu kindlasti, aga lihtsalt nagu ei call'iks alati ja selles mõttes. Jep, S10 ei taha väga sealt out of position call'ida. Et nagu 3-betiks kindlasti, aga nagu ei stackiks ära selles mõttes. Kõigi vastu. Huvitavad mõtted. Ma ei tea, mis ma hakkan nüüd 5-6 sõiti, võib-olla valedes kohtades jammi. Midagi, ma panin Sunday X-Maxil mingi deep run pühapäeval 3-bet jammisin big blindilt, Button Openi vastu 10-4-0. Jah. Ja sain kooli. Ja olin out. Ja pärast mulle ei meeldinud see jam väga. Kuigi vastan avas mega palju nagu, aga ma ei tea, siuke väga... Aga siin ma... Läksin selle... Jammiks? Kool? Ma läksin kooli peale, sest siin on nii väike stack vaata. Jammi sisse sellist. Et see väike stack... Ei, muidugi, jam, mis asja? Fist bump jam ju. Ei, ma tahaksin muidugi see sisse saada, aga mõtlesin, ma saan niimoodi, kui tema tõstab siin... Vaata, kui väike stack tal siin on, vaata, et ta peaks nagu... Miks ta tõstab peaks, miks ta koolida ei võiks? Ma selle väikse stacki asemel üldse kooliks selle siis. Ja nad räägigi niimoodi seda. Ma saingi üle, et mõtlesin, et hakkan siin vaata, et tema lükkub sisse. Mina maksin vennad ikka ounivad. Miks ta peaks üle panema? No jah, ma ei tea, miks ma mõtlesin, vaata, mängus mõtlesin seda, et mõtlesin, see on väike stack. Ma olen arvustust Rain täiesti, ma ise mõtlen ka tihti peale niimoodi. Matis, mis sa arvad Nonnai 3-betist S7-daga? Mingite vastaste vastu? Muidugi. Aga siis sul peab nagu regu vastas olema ja sina pead olema siuke vend, kes on siukses bottes 3-betting ka, et siis muidugi absoluutselt. Jep, näiteks siis Jeff... Patton ongi neid hea kohtu. Ja, et siis muidugi ma nagu induce'iks nagu isegi kui ma 20 PB-d, ma ikka induce'iks 3-betting, sest et ma tean, et temaga ei saa väga palju jätkata siin. Ja hea spot, kus 3-bettida. Ja siis ma kindlalt induce'iks, aga nagu standardina ma ikka jammiks, sest et nagu ma vastased lihtsalt ei tea, et me võiks seal 3-bet foldida näiteks või me 3-bet foldime seal hästi palju. Siin oleks parem jam kui näiteks mingi, ma ei tea, 15 kaad või ma ei tea midagi teha. Ei, 15 kaad palju. Miks 15 kaadist peaks tegema? Ei, me ise lambist ütlesin mingi numbri. Okei. Ja kui ma tahaks fluppida seal... Ei, mõtled 15 oleks siuke lihtsalt, et flopil läks bot, et saaks kohe sisse. Ei, no selles mõttes see on nii relevant, et minu arvast, kui ma tahaksin bluffida näiteks, et kui oleks hea regu avab ja mina olen Buttonil ja ta teab, et ma siukseid nagu spot ära kasutan, siis ma teeksin seal mingi 11 000, mis asja ülihea spot. Ei, ma teeksin selles suhtes, et kui ma tahaksin siit nagu mingi light olla, sest et Beepline, pean arvestama sellega, et Beepline koolib ka arvatavast ära. Mis vahet, see vaatab raha kotis. See on savi, jah. See on mõtteliik. Mul on endal ka sama mõtteliik on. Okei. Tuleme selle juurde, ega sa mingi 7-2 offiga seda ei teed, sa teeksid seda mingi, noh, mingi... Mis tema vastu on vähemalt ees, vaata. Jaa, no ma ei tea, mingi kuni 7 offiga näiteks, on midagi sükest või? Jaa, okei, ma saan aru, et ma siin näiteks mingi 6-5 suitadega, mul pole mõtteks nagu teha sükest asja, vaata, see oleks nagu... 6-5 suitadit ma... Või noh, 7-8 suitadega oleks mul rõve seda teha. Ei, ma jammiks juba need käed juba. Jaa, need on jam hea, sest need on liiga tugevad, need on liiga hea ikuti nagu calling range vastu, et lihtsalt neid nagu ära waste'ida nagu, foldida nagu 4-betile, vaata.
et pigem teha nagu polar, vaata nagu see, noh, et nagu mitte nagu panna neid nagu häid käsi, mis on piisavalt head jammida, vaid lihtsalt siuksed käed nagu, mis on total air, no okei, tegelikult mitte total air, sest me tahame seda koolida, vaid mingid, ütleme, mingi jah, kuni 7, midagi kuni 6, kuni 5 suited, no kuni 5 suited vist tahaks jammida või ei tahaks, tegelikult ei tahaks. Ei tahaks muidugi 3 petiks ikka. Ja no neid, on siuksed käed nagu on hea panna, mis ei ole nagu piisavalt head, et jammida ja mis ei ole nagu mängivad nagu Big Blindi range'i vastu mängivad okeilt, et nagu nende vastu võime nagu vabalt nagu sisse saada, et meil on nii palju raha botis juba ja me lihtsalt võtame selle boti lihtsalt nagu nii tihti selles mõttes maha ka, et Big Blind lihtsalt foldib ja noh, ja temal on ka suht sitt spot seal, kui tema peab nagu 20 BB joema selle asemel, kui tema reisib nagu BB-sse, kellel on kuradi 5 BB-d. Okei. Et jah. Näiteks täpselt sarnane käsi oli seal mul ju seal mainil Kingsil vaata, kus Jeff tribetis mind hästi emandaga ja ma leveldasin üle, et ta on nagu megapolar seal ja merge'is nagu hästi emandat ja ma jammisin 8-5 suitedi ja olin owned. Aga noh, of course I got there nagu. Seda ma kuulisin. Standard. Selles mõttes see 8-5 ma arvan, et see on fine. Jaa, see käsi on fine, ma arvan, et on 40% tema nagu mingi enamust range'i vastu nagu ise, kui ta callib. Plus fold equal ja preflop ja nii edasi. Aga ülejäänud käsi läks standard. Tuubel jäi saamata siin käes. Tuubel jäi saamata, mul tundub ka. Mul tundub ka. Kas see on sul nagu triibet fold või? Jaa, foldid triibetil jah. See on nagu väike. See on jam jah. Jaa, okei. Easy jam jah. Kurat, sina ma vist mängisin ka halvasti. Ma arvan, ma mäletan. Kui ma õigesti mäletan. Ma mängin iga käsi mitu kätt halvasti sessioonis. Iga käsi mängib mitu kätt. Ma mängin iga käsi peaga halvasti. See on easy flop või noh, preflop on easy. Ma arvan. Iga teine käsi on mingi suur error. Siin... Kool. Või on õige kõik. Kool. Jah, et no nii väike pett jah. Ei, tegelikult ei ole midagi hullu. Well played. Ma arvan, et well played. Ma mäletasin valesti. See oli teine käsi vist. Vaat see. Being Shark on üks top player'ist. Sa kused praegu ta peale põhimõtteliselt selle tõstega. Anna talle free rolli tihti lihtsalt. Ei no see mõnitamine, see nagu ei anna talle respekti sellele regule. Ta on, vaatasin, ta on päris korralik, ma ei teagi. Selle betiga ütledki, et sa oled sitt regu põhimõtteliselt. 30 ka. Selle betiga sa ütled, jep. Ütled ju vastusele, et sa oled sitt regu, ma teen siin 2-6-ini. Jep, sa oled nii sitt regu, sa ei defendi üldse, ma lihtsalt rahulikult selle planid ära. Siis ta ei usald, sest ta mõtleski, millal sa nussid, vaata, ma lihtsalt tootsin. Ei, võib-olla on hea induussida, nagu next level juba teema. Ma olen isegi vahel limbin seal, aga mitte alati. Mingite vastuste vastu. 8 ikka reisiks ja käsiks sinna, aga rohkem ikka sellest, et ta flatib seal lihtsalt nii palju. Aga tal oli praegu siin 10-7 off. What the fuck nagu? Kuni 7. Või kuni 7 off, jah? See oligi see, et sa ei anna... Ta solvus. Solvus vist on iga mõni. Või selles asi, jah? Siis on hea, jah. Maitis mingid väiksed pocket pair'id. Kuidas mängid? Open jam. Open, jaa, muidugi. Aga väiksed pocket pair'id, miks sa pead open jammima, kui sa vend... Kui sa limpad ja kui ta hakkab nagu... Miks, kui ta tšekib järgi, mis ta tahab? Ta tšekib järgi on awkward nagu. Aga kui ta teeb mingi väiksema, siis check jam, ne? Ei saa. Aga miks ta peaks seal üldse hakkama... Ta jammib ise ka mõnikord. Siis sa tahad koolida pocket 3-dega selle? Ei taha. Ma mõtlesingi, et kas saab check jam. Limp koolib pocket 3-dega. Epic vend raisk. Ja vend soovib 2-dega. No siis sa oled tõesti hero raisk, ma ei tea. Pane järgmine käsi. Okei. See läks jah pikaks. See oli easy hand, ma oleks ka osanud mängida. Sama. Teed nüüd? Reisiks ikka asju. Vaatad, mis lunatik mu vastad on. Vahet seda, sa oled eest range'id. 12 reisi. No jaa, aga ta on ikkagi päris hull vend reisk. Reisi ikkagi. Las ta koolib siis, noh. Nimes on sees, et 44%. Ei no mõtle, et näiteks kui sa limbid ja siis limp koolid, et noh, see on nii awkward, et spotid tuleb postavad, S3 mängib nii sitasti lihtsalt post lõppu, sa hakkad limp koolimisel. See ongi nagu limp fold in tribetil või? Või mis reis fold in tribetil või? Jah. Enam-vähem, jah? Panen praegu siin 6... Nojah, seda küll. See oleks lihtsam olnud. Jaa, ma ei tea, see on huvitav nagu, ma lähen nagu both ways seal nagu mixin up.
Suitedit ma tõenäoliselt limp-kooliks tahaks limp-koolida, ma ei taha nagu waste'ida seda kätte, ei taha 3 bet koolida selle ja ei taha bloatida botti, aga off-suite'i ma kindlasti avaks. Flop call ja turn fold on ju. Jah. Ma ei tea, kas ma foldiks flopi juba vist ära. Ma ei tea, flopil on nagu nii palju... Ma ei tea, aga mõtlesin vahepeal, kus reisi peale ka flopil reisida. Ja siis sobivatel turnidel jammida. Flopi reis oli äge. Ja siis ma vaatasin seda videot, vaatasin seda flopi reisi videot, siis ma mõtlesin päev läbi, tahtsin neid floppe reisida kogu aeg. Ma ei tea. Floppe reis on kahtlane. Limpet botis hakkad kuredi stacki õhku laskma. Ja, esiteks me limp-koolisime, seega meie reis. Me ei saa reppida, me repime poiss 8 ainult. Ja mõtlesin, et ainult poiss 8 on loogiline see. Või siis mingi, no ma ei tea, kas see 9-10. Mingi flash throw, ma ei tea, kas mõndi... Mingi poiss 9 flash throw ka, aga noh. Aga noh, ma ei tea. Kitsas, jah. Aga noh, ma foldiks flopi juba ära. No sellepärast ongi awkward pre lihtsalt check nagu limpida, siis koolida reis ja siis tulebki mingi awkward spotid, kus sa nagu kessidki terve aeglasti. Seda küll, aga jällegi võivad mõned spotid päris head tulla, kui tuleb ace-high board näiteks ja tema ei pane siin never ace-high boardi peale ja siis paneb mitu barrelit ja me saame maha koolida. No jaa, aga Markus off-suite'i limp koolid selles, ma arvan, et selle limbid liiga palju ja missid liiga palju, et ma suitedid kindlasti limp kooliks, et suited oleks kindlasti nagu see kandidaat, mida ma limp kooliks, aga off-suit, ma ei tea, avaks ikka ja mängiks nagu kätt lihtsalt sellepärast, et ma olen ta range'ist ees ja avan sellepärast lihtsalt. Et teeks endale käe lihtsamaks, et ei hakkaks midagi arendama. Mõnikord vaata, kui just uus vend vaata, siis tema vastu meeldib nagu kompida niimoodi selle limpimisega vaata, mida ta selle vastu teeb ja... Ma ei tea, limbi mingit, ma ei tea, mingit siukest kätt, mis nagu floppab paremini, mingi poiss 8, et ma ei tea, poiss 9, poiss 8 suitedid näiteks, ma ei tea. Midagi siukest, noh. Et ma ei tea. Triibet see. See on triibet, jah? Jah. Triibeti kädi linne? Triibet fold? Ma kooliks. Siin on, ütleme, mingi... ma ei tea, 16 inimest. Ma olen both ways nagu alati, ma ei tea, oleneb mängijast nagu, aga mulle meeldib triibetide käest, et see käsib nii sitalt nagu. Ma ei tea, ma arvan, et stackid on nii awkward, et ta saab suht palju flatte sind sellel. 20 on deep stack muidu, et ma ei tea, ja mingi 20 inimest on alles äkki. Mingi siukest. Arvad, et flatib tihti seal. Oleks sul mingi 20 kilo näiteks, oleks sul mingi 5-6 blindi vähem näiteks. Siis jammiks. Siis ma 3 bet foldiks, et siis ta ei saa taha nagu väga flatte seal. Oleks meil mingi, ütleme, 26-27 blindi või? Või mis sa ütlesid? Oleks meil mingi 25 BB-d, mingi 200 kilo oleks meil, noh. Okei, ja, siis ta ei saa flattida, jah. Siis ta ei taha väga flattida seal, aga praegu ta võib seal flattida küll, ma arvan, mingit, ma ei tea, kunn poiss suitedid, poiss 10 suitedid. Et on post-drop tuled nii awkward spotid lihtsalt. Siukest stack size'iga. No jaa, aga tegelikult nagu mõtta nagu arvestades, mis dünaamika on, et tema on suur stack, 3 väikest stack ja tõstab mega laialt nagu ja ma ütlen... aga sa oled speak blindi peale, sa läks nii close'iga koolides lihtsalt. Jaa, seda... S9-ga. Jah, okei. Thanks, mees. Aitab, ma siin. Selle flopiga ei annaks su palla või annaks palla? Kooliks muidugi, mis asja nii suurelt petib siukest spordi muidugi kooliks. Ja siin oli... Siis ma läksin... Siis ma tahtsin turnist jammida. Ma vaatasin seda videot ja siis ma tahtsin järgi teha selle. Aga siis ma mõtlesin ise, et ma oleks pidanud suuremalt panema, kui ma oleks saanud üldse reisida. Ei, miks suuremalt? Sais on küll fine. Ei, mõtle, kui ma tahaksin turnist jammida, vaata, algus mõte oligi, et kui mingi soodne turn, ma ei tea, isegi 3 oleks turnis, 4 oleks turnis, risti oleks turnis, 9, hästi ma jammiksin lihtsalt, vaata. Palju see turne. Võib-olla mingi paar ka näiteks, kui läks paari. Ma just, et ta 10x-i foldib siin, kui flash throw laual on. Ei, ma ei arva, et 10x-i foldib. Ja ülen kõikides kätest, mida ta siibetib sul ees juba seal. Ma check kooliks kindlalt. Ja siin mul oli jah, läksin natuke, kuna ta oli ise niuke, vaata vend mängis nii palju käsi, siis ma hakkasin nagu üle mõtlema sinna. Ja siis siukse rõve kaartuli, mõtlesin, see on parem tema range'il igatahes see poiss kui minu omale. Siis ma jätsin alla. Nagu väga sitasti mängitud ennast. Jah, check kool kindlalt. Check kool, jah. Mulle meeldib pre-kool meeldib ja flop oleks ka check kool. Jah. Aga see mõte, et reisida ja siis proovida mingitel töönidel jammida. No ma ei tea, ma arvan, et see reis nagu ma tegin küll see töötab nagu jumala hästi. Reis ei ole hea, ma arvan. Ma arvan... Selle käega mitte. Selle käega mitte ja sa oled juba eestast kõigist C-betting range'ist. Pärast tuleb mul veel paar kätt. 6-7 ruutud võid seal check reisida. Jaa, siuksed käed. Jah, seda küll jah. Siis ma läksingi nagu sellega läksin uupi, et ma vaatasin, et mul backdoor flush throw siin mingid võimalik, et ma saan turni cutteri ja mingid värgid vaata, et võimalik turni secret'i parandada kõvasti.
no 6-7 suitu taks sellepärast pead, sul pole showdown välutas, saad mingit törne veel pärelda. Ja, ei muidugi. Run-out'e näiteks. Valisin pole järgi. 6-7 ruutud oleks kindlasti väga hea käsi, mida check reisida. 9-8 oleks ideaalne, ma arvan. 9-8 ruutud näiteks, jah. Siuksed käed. Ja. Ei jah, lihtsalt vale, ma ei teagi. Ma teed pärast, vend on küll õige, keda võiks nagu... Ma teed, ta tulnud siuke lõvisida, vaata, et ta veriti alla ei taha anda, vaata. Aga et võib-olla oleks vale vastane ka natuke. Ma ei tea, kas just seda, aga lihtsalt ma arvan, vale käe valik, et selle käe, kas käsi on piisavalt tugevat check koolida. Jaa, muidugi. Jep, ja kui me pinkime ässa, siis on jackpot. Jep, vist hakkab reppima seda lihtsalt. See oli ka vist natuke. Ta oleks võinud kohe jammida ta vastu tunnustust. Nüüd oleks easy print olnud, vaata, aga samas on Kunn poiss mängib nii hästi, saab positsioonist mängida. Mõtlesin sellepärast, et ma lihtsalt koolin seda. Ma arvan ka, mõlemad optionid on fine, ma arvan. Ei no muidugi, et Kunn poiss kindlasti on pluss-save ja šoved, aga ma ei teagi. Meeldib seda koolida. Mulle meeldib ka koolida suiti. Lihtsalt see mängib nii hästi nagu. Ja. IPS. Ikka kooliks? Jaa. Muidugi koolid. Noh, see pinked! Jaa, ja nüüd ma tegin jälle vea, tegin sisse. Nüüd see tšekkis. Mis sa tegid siis vea? Jämmisin. Ei! Mõtlesin, väikegi see, et ta ei pita vittu, see nüüd. Ja millega ta koolib seal? 10-ga koolib, ma arvan. Ässaga. Ässaga koolib. Väga optimistlik. Ei, ma ei jaa. Ma petiks mingi 28 000. Jah, muidugi. Kui ma täna alles avastasin, mõtlesin, what the fuck ma teinud olen, vaata. Ma avastasin neid käsi üle. Mängus ei pannud tähelegi seda asja. Aga seda ei panegi mängus tähele minu arvast niisugused asja. Jaa, aga miks ma peaksin nagu... Ma vaatasin, et mingi enam-vähem bot on taga, vaata. Mingi 15 lauda lahti. Jep, et oleks pidanud lihtsalt panema 20 või 30 000 siin enam-vähem. Ma ei tea. Jätad talle veel... 30, jah. 28, 26, 30 ja midagi sinna. Vähe igast vähe. Jah, ja siis... Jaa, aga ta foldis ka üks. Obviously. Tal ei olnud poissi vist. Vist ei olnud järreis. Ta oleks mutt poiss, tal oleks üks siia. Aga sa panid poisi peale, jah? Panid hästi kõrge peale, lootsin, et... Ei no tegelikult, aga... King Queen'i peale panid, et tuleb kohe. Kui sa hästi kõrge peale paned, siis ma ei tea. Ma ei tea. Ei, ma ei tea. Soe seal mingid kuredi 8-9. Ei, kus ma pole üldse kindel, mida ma tegin seal. Ma vaatasin, et täna nägin seda. Seda kätt, mõtlesin, what the fuck. Seda kätt ka ma avaks. Avaksid, jah? Sul seda stati saab vaadata, et kui palju big blind, small blind ja openi vastu alla annab. Ta ei anna, ma arvan, aga... Sest teinekord isegi... Ma et ei ole, kui ta ei anna, siis anna, siis 7-9... Vot see on huvitav, et sa avad seda, Mattias, sest mina ei avaks näiteks. Ta koolib stiili tavast. 30 PB efektiv. Ükskord... Okei, võib-olla 30 PB avaks, aga ütleme, et kui sa oleksid 40 PB, mis sa siis teeksid? Ma ei tea, siis ma võib-olla mõtleks limbi peale, aga ikka tahaks avada. Okei. Ikka tahaks avada, jah. Ma just mõtlen seda, kui me avame, siis see on nagu nii hea spot, kus talle meid räigelt pressurdada nagu. Aga sa siis jammid üle või? Või nagu, mis su plan on nagu, kui sa avad nagu? Plan on avada ja... Ma ei tea, ma alati kindlasti ei jammi seal, obviously mitte, aga kindlasti võin jammida. Siukse venna vastu ma ei tea. Lihtsalt avaks, et teeks lihtsalt käe lihtsamaks endale jälle. Okei. Aga siin ma läksin küll plaaniga limp koolida tõsta ja vaadata. Ei no obviously limp koolida, limp foldi ma ei lähe, aga lihtsalt ma arvan, et 7-9, noh, okei, kui sa niimoodi flopid, siis sa võid teha, aga noh, ma avaksin. Mina lihtsalt mõtlen seda, et me ei taha nagu, ma tahaks seda limpidest, et see on ülihea käsi, mida me saame limp koolida. Ülifine on, kui see läheb nagu check ka ja saame boss-flop mängida väike spotti, arvestades, et ICM nagu meie kahjuks nagu ja noh, ma ei tea, ma lihtsalt tahaks reisides out of position botti ka bloatida võib-olla ma mõtlen üle ja võib-olla nagu lihtsalt see make sense rohkem see, et selle stack size'iga lihtsalt see reis töötab preeb ülitihti ja nagu noh, lihtsalt võtame nagu initsiatiivi enda kätte, et nagu see on ka point nagu, aga üldiselt ma üritaks nagu arvestades, mis stack size'id lauas on, üritaks nagu small ball'ida, vaata. Mul enda sama mõte, noh. Me teeme small ball'iks oli mingid, ma ei tea, emant 10 näiteks, Kunn 10 või midagi siukest. Midagi sellist. Aga 7-9, okei, see on küll suited, aga ikkagi ma arvan, et see minu arvast ei ole piisavalt. No kui vastan ei ole just väga nagu truuler, kes nagu post-flop üldse mängida, siis muidugi limbiks üldse tervet enda siukest range, mida muidu avaks, enne. Aga noh, ma ei tea, enamus vastu ikka avaks. Okei.
nüüd ma mõtlesin, ma reisin uuesti seda, kuna eelmine kord oli samasugune seis, vaata. Kui oli see 10-5-2 või? Ma ei tea, kui ta nii suured teeb, ma ikkagi tahaks koolida lihtsalt, lasta bluffida edasi. Et tal näiteks... Ja siis läheb törnis tšekin ette ja... Muidugi. Tegi vana selle järgi, et meil historit ja siis ma eelmine kord, ma tegin seda... Ja vaata, kui suured sa teed juba. Et millega ta jätkata saab seal? Ta ei saa, jah. Sest mul pole eriti stacki olnud taga. Järelikult see läks hea bluffi koht. Aga ta jätkas ikkagi. Wow. Ja siis mul oligi vaata eelmine kord sama asi, et... Ma tšekkisin ette, et siis ta panustas, vaata, siis ta pani mingi... Ja, nüüd on fine muidugi. Jah, ei mõtle, mul oligi nagu see eelmise history järgi tegin selle mängu. Nüüd ta lisas oli rõvel. Ma ei teagi, mõtlesin, siin ongi vaheval, kas nüüd tšekkida või... Ma ei tea, mida... Ma jammisin sisse. Ma ei jammiks. Pett mingi 80 ma petiks seal mingi 60 kilo, tahaks mingi 10 X-i, kes kooli saada siin. 10, jah. Ei, jah, see ma olen nõus teid. Vastase range on nii nõrk nagu lihtsalt. Ta petib törni suht tihti, kui tal on mingi hea käsi seal. Ja noh, tal ei ole kunagi seal väga tugevat kätt. No samas, ja 7 see niikuinii välja ei foldis, kui tal on 7 näiteks ja et noh, tahabki just nõrgemat väljut saada seal mingi 8, ma ei tea, 8 X-i käest. Ma ei tea, 8 X-iga võid ära koolida seal mingi 50-60 kilo näiteks. Kui ta arvab, et sa oled lihtsalt full of shit näiteks. Ja kui ta 10 X on, siis ta, ma ei usu ka, et ta foldib seal ka mingi 60-70 kilo peale. Aga kui... Ei teaks kunagi peaaegu siin triibeti peal, või noh, selle reisi peale ei läheks siin flopil või? Isegi kuna meie vana... Selle käega läheks, kui ta nii suured TV. Meie ajalugu arvestades ka mitte? Ei läheks jah. Ei. Kindlasti mitte. No kurat, ma vaatasin seda videot ikka liiga palju, vaks kõik asja meelde, tahaks kõike floppe reisida. Ja see reis sai nii suur ka, et... Ja, ma saan aru, et vaatan... Ma ei tea, kuulast... Riveri Chapman ka minu arust overkill, et sa ei saa seal kooli põhimõtteliselt kunagi. Põhimõtteliselt nagu vastane jätkab siin flopil ainult nagu oma väga top range'iga nagu sinu range'i vastu ja nagu me lihtsalt kaotame väljut nagu sellelt tema bluffidelt ja tema nagu sellelt, et me katime affi selle nagu, et tema saaks improve ida nagu nende kätega vaatama. Et kui ta näiteks, et noh, et tuleb näiteks, et ma ei tea, törni tuleb näiteks poiss või emand otsustab pärreldada mingit kätt näiteks, millal pole üldse kutid sinu käe vastu näiteks. Aga millal, kui, no ütleme praegu ma skoolin seda, potaks on siin 130. Enam-vähem, ma ei tea, palju must stacksi see oleks olnud. 260. 260 ja 130. Noh, 2 korda. Törnis olekski... Tšekkin. Ei oleks muidugi törnis ette tšekkin. Mõtle, kuidas sa mängiksid oma emand poissi, poiss 10, 10-7, 6-7 ja nii edasi nagu. 8 X-i. 8 X-i täpselt, pocket pair'i, mida iganes. Nagu ühesõnaga neid kõiki käsi sa nagu kooliksid, vaata. Ei, ma just mõtlesingi, ma hakkasingi nagu... Selle videos nagu oli, et... Mis ma vaatasin, et oligi, et sa peaksid nagu hästi palju reisima just. Siin ta reisiks, ütleme, mingi 5-4 näiteks reisiks. Või noh, mitte 5-4, vaid 6-5 näiteks reisiksin flopi peal. Reisiksin päris palju bluffe. Siis peaks nagu väljukäsi samamoodi reisima. Vaat nagu selle mõte oligi see, et kui niigi tahaks palju reisida. Aga ma arvan, et see ei ole oluline. See on siuke kord, et... Võib-olla jah, balance ei ole olemas. See kehtisin see printsiip, ma arvan. Jep, sa ei pea balance olema, sa võid seal võib-olla mingi vastase vastu, mitte selle tüübi vastu, reisida for bluff, aga kool ikka 9 X-id, nagu sa ei pea seal balance seema. Ma ei tea, noh, poiss 10, ma ei tea, võib-olla... Ma arvan, et missid nagu sellises faasis, kus on need nagu bluffing chipid, mis ta võib bluffida, on palju väärtuslikumad. Kõik chipid, mis sa juurde saad, on nagu väga hea sulle. Kui turn läks check, siis Riveris paneks pommi või... Ei paneks pommi, ta ei saa seal koolida pommi ära. Ei no, jah, see run-out oli ka halb, vaata, et koolimiseks üldse, vaata. Ma ei tea, kui iganes. Isegi kui blank on, siis ta ei saa pommi väga koolida. Aga see tundub... Ma ei tea ka. Noh, okei, ma olen järgmise käe, snikkas nüüd. Ei, see oli huvitav käsi. Jah. Aga vaata, nüüd on vist... Mina läks lihtsalt reisin pre-seabetin floppi, check-in turni ja siis vaatan edasi, mis saab. Tõenäoliselt, kui turn läheb check, siis... Seda ikka... Ma ei tea, kas ma petin Riveri või ma check-in, sõltub. Sama vend ikka veel vastus. Või vastane. Noh, mis seal on siis? Easy fold. Ma jammin. Ma ei tea, ma ei jammiks seal. Oot, seda kätt ma ei jammiks nagu. Ma ka ei jammiks. Mis käsi siis jammiks siis siin? Connectorid. Või üldse? Tal on praegu, tal on 25 big blind'i või 26. Ma siukses faasis ei tahaks üldse väga midagi jammida seal.
kui on siuke vend, kes nagu 3 bettib hästi palju, siis on üldse limbik seal. 3 betti päris palju. Ja ma avaks ainult siukseid käsi, mille ma olen valmis nagu ära stackima, mingi S-poiss, S-mutt, pocket 8, pocket 7, pocket, noh, obviously 9 pluss, 7 pluss juba kindlasti. Jep, see lihtsalt nagu, lihtsalt variatsiooni nagu üles pumpimine tundub. Ja, et kui sa eksid seal, siis see on nii putsis, et noh, sa kaotad lihtsalt enda stacki ära sellest. Sa kaotad põhimõtteliselt 300 kilo, sul jääb 100 kilo alles, 9 BB, 10 BB. Jep, ja tema calling range'i vastu S3O mängib ülisitalt nagu. Et kui on siuke vend jah, kes nagu 3 bettib hästi palju, siis lihtsalt limbi sealt tervet enda range'i ja ainult neid käsi, millega sa tahad ära stackida lihtsalt. Ja siis limbiga ässas ju ei punni mõnikord, aga neid ikkagi avaks sellepärast, et kui ta on väga 3 bet happy seal. Okei. Seda küll, jah. Tal oli... Okei, 4 betil ükskord oli fondil ennem ka, et ma ei tea. See pole vist väga oluline teed. See error nagu palju suurem kui see, mis sa teed, kui sa jammid seal ja võidad selle kuradi 70 kilona. Sa kaotad kuradi 300 kilona. Jep, see risk-reward on paigast ära nagu. Nagu sa võidad selle 70k okei, aga see ei ole nagu... See nagu... See ei anna väga midagi juurde sulle. Jep, täpselt, nagu see ei muuda nagu su elu. Siin olukorras lihtsalt foldiksid... Noh, kui juba läksid avamuga peale, saad 3 beti vastu. Siis vist foldiks ära. Aga siis ongi, aga siis sa... Nagu liiga palju foldivad. Ja siis peaks nagu... Siis ei tohiks seda üldse tõstagi vaata. Justicski ja limbikski siukest... Jep, täpselt, jah. Siis nagu ei tohiks... Jah, väga suurt... Kui ta 3 beti nii palju, siis ei tohiks siin olla siukse käsi, millega... Ja kui sul tõesti on riid nagu siukses spotis, siis ma valiks nagu need 4-bet jammi käed, nagu käed, millel on EA equity versus calling range. 8-5 suited, jah? 8-5 suited ja nii edasi, jah. Okei. 6-7 suited, 8-7 suited. Okei. Midagi sellist. Selge. Ei, ma ise kusjuures teen päris tihti mingi vendade vastu. Ei, ma teen ka. Ma panen ka laialt 4-bet jamme, aga ma olen õppinud seda, et nagu need käed on väga halvad selleks nagu. S3 off oma halb. Jep. No mingi blokkeri välja on, vaata, seda küll on, jah. No mõtlegi, ma blokin ta päris palju välju kombosid, blokin enda S-aga. Seda küll, jah. No poiss emandaid kunni 10 ei bloki reis. 3 bloki. 3. Et jah, et see, mis sa kaotada võid, see on palju suurem kui see, mis sa võita võid. Siin on jah mingi 2 lauda alles. Ma olen suht kindel. Seda eriti veel. See limbiks seal. Eriti või kui ma oleksin 4-handed, ma lihtsalt, ma teaksin, et mul on nii suur boss flop edge ja nagu ma ei, noh. Ma ei võtaks sukest spotti nagu võib-olla. Kui just, jah. Jah. Ma ei mäleta, mis ma siin tegin. Reisid, 3 betiks. Noh. 50, jah, midagi sellist. See beti on ju? Muidugi, või vähem. Vähem, kõvasti vähem. Muidugi, 38 000 täpselt, jah. Okei. Jah. No ei teagi, miks me siis... Vähem panete? Induce the stack bot. Sellepärast, et sa puhvid seal spotis nii palju. Ja sul ei ole seal käsi, millega sa jätkata saad. Okei. Kui sa kooli saad. Ja kui sa teed välukättega ka, siis ta teeb nagu suurema errori, võib siin joveda mingit... Ta pole eriti hea vastane muidu, noh, tundus siuke VP... Ja ikkagi sellise stackid sa saad niikuinii sisse, et vahet teada, kui sa teed flopis on 38 kilo, et siis sa annad just talle mingi illusiooni, et noh, mitte otseselt illusiooni, aga lihtsalt, et seda võib floatida siin veel ja mida iganes teha veel. Et sa saab veel rohkem raha potti veel. Tal oli S6 muidu, mingi kirine. Aga see turni jam on lihtsalt talv ju, selle mõttega. Ei, ta flopi koolib, siis ma jammiks ikka turni, ma ei tšekiks kunagi seda enam. Ei, pole vist mõtet jah, et 2 troovi kaota väljas, et äkki ta koolib trooviga, ma ei tea. Muidugi. Et siis ma enam kindlasti, aga ma C-betiks väiksemalt kindlasti, 38 kilo oleks väga sailis. Ja kui ta seda koolib, siis läks turnis mingi... Ma ei teagi, et no põhimõtteliselt saaks riverks sisse nupuda. Valiks siukse saisi. No kui ta 38 kilo teeb, siis turn tuleb 7, siis meil on taga veel 100, mingi 70. No meil on 40, tal on 170 enam on. Ja botis on 200 või? Ja turni tuli see. Ma ei tea, siis ma oleks nagu kahe vahel, kas ma tšekiks, kui ta on bluff happy vend, siis ma tšekiks ja laseks tal pettida. Meil tundub siuke passiivsem, vaata VP40 ja Race first in on 15 kõigast. No siis ma ikka petiks. Siukse sõnavast tõenäoliselt petiks ikka edasi ja tahaks talt välut saada mingite kätte käest nii-öelda foldida ei taha. No okei. Praegu lihtsalt edas mul noh. Aga kui ta on siuke float happy vend, siis ma kindlasti tšekiks ja laseks tal ise pettida. Ja, et nagu annaks alla ja? Jah.
okei. Mõistlik jah. Ma ei kujutagi ette, ma kunagi mäletan, ma alati Starsis panin kindlasti kogu aeg neid size flopi nagu, kui oli 3-betite bot, panin alati flopil panin hästi väiksed C-betid vaata. Aga mille pärast siin vinnas on nagu stackid nii tiibid ja siis on nagu harjunud need 3-betite botides ka C-beti nagu suuremalt. Ma ei tea, kuidagi harjunud sisse on. Nii. Aga see on finaallaud. Ja see käsi läks, ma ei tea, ei teeta vist ei olnud nagu väga halvasti, aga tema oli, Luckbox oli kõige parem mängija vist siit finaallauast, ma arvan. Ülejäänud oli natuke hullud. No tšekiks. Okei. Check on fucking nice. Sul on poiss ka ju, kindlalt tšekiks. Okei. Ei ma... Tahad, et rohkem raha botti paneks, neil ei ole väga käsi, millega nad jätkata saavad. Sul on üks poiss ka käes ja... Eriti veel sellel tüübil, kes out of position koolis, nagu tal nagu... Ja kui sa check race saad, siis sul on nii awkward spot üldse, et noh. Tal oli, kusjuures see VP oli tal small bandi pealt on 35 ja preflop race on 21 näiteks. On tal päris suur vahe on see käpp, et tal meeldib nagu selle koolida küll. Jaa, aga seal ei ole nagu, ma ütlen, et seal väga palju väiksemaid SX-e on nagu, millelt me väljut saame 3 streets nagu. Pigem nagu, pigem... Ei, seda ma saan aru, et 3 streetsi pole, aga mõtle seda, et kui ma siin nagu balansi mõttes, kui ma siin tšekin top paari tagasi, siis tal ongi nagu, kui ma siin üldse siukest flopid C-betin, siis on suht alati mul eeri. Miks ei, nemad ei tea seda. See on nii relevant, jah. See on nii relevant, sa mõtled üle täiesti. Okay. Et easy check ja sa saad big blindi näiteks mingi 9x-i vastu saad veel nagu turnis ja riveris 2 tänavat väljut veel suht kindlalt, kus check'i flopi või võit saada. Ja, no muidugi on mõned turnid, mis action'id killivad on. Me ei tea, ei ole väga. Meie jaoks pole vaat hulle, vaata 10 nagu meil jumala hea. Ongi, meil on hästi poiss, et meil on põhimõtteliselt väga hea. Ja, ei, see on nii väike size, et no selle peale ma ära vist... Käest 5, Mattias, mis teed? Checkin. Nice. Tekid kõiki need top paarid siin järgi. Ma kasutasin ka seda vahepeal, noh, päris tihti, et alati tšekkisin top paarid järgi, siis törnisin juussisin nagu, et neid ise bluffima mingit taxit võtma, siukest, ise saad rohkem väljut, midagi iganes vaata, nii kui see 2 tänavat vaata, et nagu see mõte oligi. Muidugi. Aga ma ei tea, miks ma siin niimoodi otsustasin. Nagu siin ma ei mõelnud üldse tšekki peale, et nagu tšekki... Sina lauas eriti, kõik chipid on väga väärtuslikud. Ja pluss, kui sa tšekid seda boardi nagu SX-iga, see läheb showdown, siis nagu saad mega respekti. Samas me oleme 3-handed vaata, et see on nagu, ma ei tea, et see vend on ka nagu siuke halmbastane, et või noh, nagu ei ole eriti hea mängija tema vastu. Ma ei kujuta ette. Et kas, kui kolmekest oled sa flopil, et kas siis ka nii kergelt võiks nüüd järgi tšekkida või? Muidugi tšekid top paari järgi, muidugi. Okei, aga oleks flash throw väljas, siis ei tšekiks? Ei tšekiks, jah. Okei. Aga jah, seda ma kuulisin. No oleneb tegelikult. Kui on näiteks mingi S9, 8 ärtud näiteks või. No, ma arvan, et ma ei tea. See oleks close. Kui meil oleks näiteks S5 näiteks. Ma ei tea. Siin siukse asja peale... Ma tahaks ikka tšekkida, sest okei, on küll flash throw väljas, aga palju neid flash throw's ikka seda on. Ja isegi kui on, siis me ei taha seal nagu check race'i saada ja me ei taha nagu kessida, kas tal on see flash throw või tal on see juba made hand, et noh. Flash throw on osa vastase kogu range'ist. Mis asja? Et see flash throw in general nagu on nii väike osa kogu vastase. No ikka tšekiks järgi, jah. Okei. Seda küll. Aga seda ma ei tea. Nii väike pett. Kuigi see on täpselt siuke, et ta tahabki nagu Riveri jammi jätta siin. No ikka, turn ikka foldina. Mis te ikka teed? Ei no, jah, ma ise mõtlesin oma. Ja nüüd ta jammib. Ja nüüd ma mõtlesin pikalt, et persse küll, et see on kõige parem, esiteks ta kõige parem vastana siit lauast vaata, et kui saaks tema välja oleks suur pluss. Ja aga näiteks, kui tal on, kas tal võiks mõnda asja näiteks, ma ei tea, kas poiss 10 või kui ta näiteks 9-8 oleks, ta isegi seda, ta peaks ka Riveris bluffima, ta oleks kohustatud bluffima, kuigi ma riverdasin teda vaata. Et palju neid käsi on ja et millega ta siin... Ma ei tea, kas ta S-mutid või S-punid vaata? No kas sa kardad S9, S8 on ta sa kardad neid vaata? S9, S8. S-emad võib ka olla. Marta 3 betid. Ma ei tee 3 beti ka. Ei pruugi. Ja ei pruugi muidugi. Ei kus... Aga noh, ma ei tea, aga ma ei mõtlesin pikalt selle peale.
võib-olla, noh, okei, teed poiss 10 on, oleks siin mingi flash ka väljas võib-olla, siis ta oleks niimoodi päranud, ma oleks võib-olla isegi siis parema meelega koolinud, et äkki tal on mis siis nagu flash throw, mida iganes vaata. Ta bluffib seda väga välja. Ei, ma viskasin ka minema siit, seekord viskasin minema. Aga ainuke asi ongi võib 9-8, ma kujutan ette, mis võib olla. No ainuke asi, jah. Riverist ta tegi Insta jammi, kusjuures. Insta on ju tavaliselt see, et kas tal on Nuts või Eer või? No, ma arvan, et kui see ta teeb hea mängi, siis see on pigem tugev. Pigem tugev, jah? Jah. Sa oleksid hea nagu see. Ei no samas mõtle, kui tal on mingi poiss 10 potid näiteks, ma kujutan ette, et ta mängis sama moodi. Kui ta bluffiks ja ta on hea mõtleb mänge, siis ta võib-olla, ma ütlen, et snap jammiks. Ei, sest ma turnis juba mõtlesin ka, noh, ma ei teinud mingi Insta-koole, ma ei teinud siin vaata. Ma flopil juba mõtlesin ka pikalt, et terve aega nagu mõtlesin pikalt, et ma ei teagi. Ma ei tea, ma tahaks Hero koolida siin praegu. Ma ei tea. Kui ma juba siukse liini võtsin, siis ma ei tea. Ma ei tea. Me oleme, ma ei teagi, suht top end range'is või? Enam-vähem. No bluff catcher, noh. Jah, seda küll jah, aga ma ei tea, meil ei ole siin ju S-kunni, meil ikka siin ei ole. Ma mõtlen jah, kui me foldime... No S-kunn on sama, mis S-poiss põhimõtteliselt. Okei, me S-mutti küll piidime, aga no okei, üks käsi on. Aga ma ei tea, kas ta S-mutti ka Riverit jammiks, või ta petiks väiksemalt lihtsalt. Aga... No tal tundub jah siuke nagu value jam, ma ei tea, 8-9 võib ka reaalne käsi olla veel. Ei, absoluutselt. Jah, nagu, aga ei, ma viskasin minema. Siin. Sul pole nagu poti poissi ka, et see on ka tegelikult üks nagu case, mis ma tahaks koolida. Et noh, tal võib olla poiss 10 potidest, mis on... Poiss 10 potid, jah. See on nagu, see on minu meelest mängis samamoodi välja mõnu. Poiss mutt potid näiteks. Võid mängida, jah. Et noh, mingid käsi on tal, mis talle seal võivad olla. Jaa, poiss mutt, poiss 10 ärtu, poiss 10 risti. Vaata, flop, see pre-flop sizing oli tal ka ju, vaata, ma panin 60, ma panin 130. Poiss kliks tagasi, sest see on nagu nii väike. Ma ei tea nagu... What the fuck, ta reisis pre või? Ei, ta reis floppi. Floppi. Flop? Wow. Tegi niimoodi, turni sai siis 110. See käsi läks niimoodi, ma mõtlesin, et selle käsi läks bet, flop, lead, turn, jam, river. Ei, niimoodi. Ma ei tea, tundub natsin, aga ma ei tea, kas tundub väga tugev. In-game maha panna, ma ei tea, kas ma suudaks. Ma foldiks. Ma foldisin ära selle, jah. Õnneks kahjuks, ma ei tea, pärast ei kripeldama küll, mõtlesin, et no, ma ei tea. Siin on küll käsi, mis võivad sinna jõuda niimoodi, võtta samasugune green'i. No ma ei tea, noh see Riveri Insta see on ka, vaata, et ongi kes nuts või. Ma ei tea, check flop ja elu on jah, siis oleks hoopis teinud. Check flop ja elu on lihtne, jah. Muidugi saad välut kuradi sitemate käest, lased bluffida ja avoidid mingit spotte, kus saad check raise ja pead kuradi pihku taguma ja mõtlema, mis toimub. Aga kuigi väga tihti seda juhtu, aga no still ma arvan, et see value, mis sa saad, kui sa checkid ja et nad bluffivad, see on palju suurem seal. Ja finaallauas eriti on. No seda ikka ei checki tagasi. Ei, muidugi mitte. Ikka petiks. Ja tegelikult ma ei tea ka niimoodi checkiks. Ma turni checkisin, ma mõtlesin, et indusin Riveri panust ja seda mõtlesin poolin. Aga tal on S-mutt. What the fuck? Spike'isin. Check turn on hea, mulle meeldib. Mõtlesin jah, et sellega indusid nagu... Mutt X-i käest 3 tänavat nii saa, City Massa käest ka ei saa. Ja bluffid on Riveris mingid... Mõndele troovida on tasuta vaata kaardis ja natuke miinusega. Mis seal ikka, et poiss, mutt poiss, või noh, emand 10 poiss tähendab, et noh, need on kohustatud Riverit pettima, kui sa turni checkid. Et mulle turni check meeldib, väga hea. Okei. Blokkisime ka trood. Nii, siin võtaks... Mis see kool on? Meil on mõtled midagi hakata aretama või? Ma ei tea, palju ta put on open on? Ma arvan, suur, ma arvan. 55 reis või võrst siin. Ma ei tea, ma 3 foldiks reis. Ta foldib 3 ja teinud 3. Ma ei tea, mida ma tegin. Ka koolisin. Ma ei tea, ma 3 foldiks reis. Palju saisid siis? Mingi 110? Suurelt? 125, 130. Jaa. Rohkem 3 X-i. See oli nii haige käsi ka. See on rõve käsi. Täitsa pekkis. No flopi... Mõtlesin check kooli peale, mõtlesin läheb välja. See flopi. Nii. Mõtlesin uuesti check koolin. Ma liidiks turni. Oota, flop läks check või? Flop läks check, jah. Lead turn, jah.
ma liidiks ka turni. Ma läksin check call'i peale. No ma ei tea, kui sul turni check call'id, check'id 2 korda, check call'id turni, sul on kindlasti showdown eluga käsis, et tal on, saab sind riveris suht sikkesse spotidesse panna. Riveris mõtlesin, ma panen 100 kaad. Ma checkiks. Aga ma arvan, et ta petib seal enda poissi. Ei, ta koolib. Ta on 7-6, what the fuck? Floppus rea, vend. Miks ta ei... Okei. Aga ei. Rohkem kaotanud seal, mina oleks check reisinud riverit. Ei, ma kujutan ette ka, et ma oleks igat pidi ise ka nagu rohkem kaotanud, aga... Ei, ma poleks jamminud kindlasti, aga ma oleks check reisinud riverit. No sõltub palju ta paneb. Aga kui ta... petib seal mingi 200 kilo, siis ma ei reisi selle, siis ma koolin lihtsalt. Aga kui ta petib sama palju kui sina, mingi 100 kilo, siis ma teen seal mingi 200, mingi 225, 235 kilo. Et tal võib olla mingi busted throwsid, mida ta kujutab ette, et ta peab... Jaa, ta poiss X välju petib isegi, seda ma arvan. Jah, ei no mõnda väljukäsi on ta kindlasti teha, aga meie arvab tal on mingi, ma ei teagi need, kui tal on mingi ace high'sid, ta võib-olla seal lihtsalt, võib-olla koolib seda petti, võib-olla koolib minu 100 kilo, ma mõtlesin, aga võib-olla ta ise tšekiks. Ta siis võib koolida, kui sa turni liidid ja riverit petid. Siis ta võib koolida mingi ace high'ga sind seal. Aga kui sa turni check koolid, siis ta kindlalt ei kooli sind riveris. Ma mäletan, mul mängus oli küll, oli nagu mingi mõtted ka, kus ma peaksin seda floppi liidima, siis mõtlesin, parem on nagu check koolida. Ei, floppi kindlalt ei liidi. Ja siis... Turni. Jah, siis turnis meil samamoodi, siis mõtlesin, et fuck, et see poiss ka nagu mingi... No, ei samas on normaalne, et liidid ikka seda poissi, see väga ei muuda. Esiteks see hiti väga palju deva range'i ja meil on seal igast nagu troosi, väga palju troosi, 6x-e, flush troosi, 7, mida me tahame pettida ja kui siis me peame pettima seda 5x-i ka nagu. Ja hästi viis on ka natas. Ja peame väljult igast asjadelt nagu ka, hästi palju kätelt nagu. Ta võib seal isegi mingi kunn 10-ga sind koolida seal lihtsalt. Yes, täpselt. Jah. Okei. No aga Riveris, noh... Ja siis kui ta River tuleb 5 ja sa petid uuesti, siis sa võid isegi hero kooli saada mingi kunn 10 käest. Jah. Võib küll, sest kuna see võib-olla paneb mind, ma ei tea, mingi busted flush throw või... Miks iganes throw, vaata. Oota, ma ütlen, sa petiks Riverit või? Muidugi petiks. Ja ma petiks ka, aga mis siis... Kui turni petid. Oota, alguses rääkisid, et see check reisiks või? Ei, kui ma check, nagu, kui ma turni check koolisin, siis ma Riverit check reisiks. Jaa, oot, jep, for sure, jep. Okei. Selge. Aga no, mulle ei meeldi turni check kooli üldse, mulle meeldib liipad rohkem. Oot see käsi, siin ma läksin jälle flopi reisi peale, läksin, tuli siuke mõte, et peaks tegema. No vaatama. Pole ammu teinud. No vaatame. Tundub juba siuke käsi, millega ma väga... Tundub spiu juba. Jaa, tundub spiu juba. See ongi spiu käsi. See juba pre on välja mõeldud, panen flopi check reisima. Oi, see on küll nats spordi, mida check koolida ja sul on 10 x-i seal ja evanda, et miks sa üldse peaksid check reisima siuke spordi? Sest, ma räägin, ma nägin seda videot ja siis ma mõtlesin, ma tahan järgi proovida, kuidas nad teevad seal. Kurat, ära vaata videot. See ongi see, see on nagu testimise periood, vaata, sest tal on rääkida... See on board, mida teha nagu, mida teha. Näiteks mingi 5-6-7 oleks palju parem board, mida check reisida. Täpselt nagu. Ei, tema mõte oli nagu selles, et kui ma siin check reisin, siis ja kui ta koolib seda ainult, siis tal ei ole kunagi midagi super head tal ei ole, sest see on... Miks tal ei ole? Miks ei ole? Ei, sest ta peaks tahtma ajada just nagu need sisse, vaata, et nende proovida. Miks ta peaks positsioonist mingi emand 10 seal sisse ajama seal või mis iganes? Ei aja, never ja muidugi ta koolib kõik, et ta tugevad käed ka. Ma arvan, et ta koolib ja laseb sul edasi bluffida lihtsalt. Muidugi koolib. Okei, siis ma sain midagi valesti aru sealt midagi. Kelle videos oli? Phil Galfondi video, aga ei, ma sain, see oli umbes taoline näide. Phil Galfondi video, tuleb sa vaatasid raudselt seda Assassinato You Plant Too Much'i või? Ei, Phil Galfondi How I Exploit You. Ausalt või? Mina ei näinud selliseid, ma ei olnud ühtegi, Rain, ma ei ole ühtegi näidet sealt, ma vaatasin ainult esimest osa ka, aga süksid hände ma ei näinud, mis sa siin oled teinud. Ei, ma ise, mul peas käisid kogu aeg, mõtlesin, kas see on see spot, vaata, hakkasin katsetama, vaata. Ma ei teagi, mis... Igal juhul nagu fine on katsetada, nagu see jääb fine nagu katsetada nagu, aga see ei ole kõige parem pool, kus seda teha, aga seda katsetada on fine ikka, sa saad teada nagu, vaata. Ei, ma läksingi katsetama, vaata. Mõtlesin, no, see võib olla normaalne. Siis ma vaatasin, turn tuli nuts. Mõtlesin, what the fuck? Ma tšämpin. Tuli nuts, jääb peerisest piru. Ei, mulle meeldib näiteks, kui sa check call'id flopis, liidid seda turni, siis mulle meeldib. Jaa.
et nagu see oleks nuts aga liin. siis pead riverid suurelt panema. Ja, et see oleks nuts liin, kui sa check call'id flop'i ja liidid seda turni ja petid riverid suurelt, see oleks nuts liin. Okei, ma läksin jälle. Aga sa shovesid, see on meini äkki ju. Crazy. Ei, ma arvasin, et tal on midagi väga... Ei mõtle, kui sul oleks emand poiss seal, sa kooliksid, kui vend šoveb törni. Tema asemel või? Tema asemel ma ei kooliks, ma arvan. Ei kooliks see? Ma ei tea, ma ei julgiks. Mida sa šoved seal? Mõtleks, what the fuck, mida sa šoved, vaata, ega ma ei suudaks mida välja mõelda. Sette äkki. Ma ei kujuta ette, mida ta võib arvata, vaata. Tema asemel nagu. Ma vaataks, et mida päris seda küll nagu... 10-7 või ma ei tea. Ema võib sealt foldida emad poisi ka vabalt nagu. Ma ei tea. Ei, okei, aga mulle see nagu play in general ei meeldi. Ma kujuta ette, lihtsalt vaatasin, tõenäoliselt on ikutit juurde, ma pean jammi vaata, kui flop läks niimoodi perse. Nüüd ma pean jammi hoove. Ei, normaalne. Ei, no siuke mõte mul oligi, jah. Hea katsetus finaallauas ka veel. Jah, on finaallauas. Katseta kuradi early stage. Okei, see on... No läks... Tegelikult see board on, flop on palju tugevam tema range'ile kui sinu range'ile, juba sellepärast ma ei tahaks hakata siin. Pluss meil nagu... Meil on equity ka veel ju. Ja pluss, kui ta hakkab kunne pärreldama, ta petti, kui ta poissi ei peti, siis me saame riverit välju pettida. Ja kui turn läheb check, me saame 10 treppida riveris, emandat pettida, emandat treppida riveris, et noh. Jep, ühesõnaga, kui me siin check call'ime, siis meie repime tugevamat range'i kui check range'ides ja siis meil tekib paremaid bluff spotte ka nagu tavaliselt, kui me käes call'i, kui me kuskil käes oleme lihtsalt call'inud, siis bluffid tulevad tulevastel tänavatel on palju rohkem usutavamad, kui me hakkame flopist otsa kütma nagu. Ma ei tea, no siis mänguaeg mul tunnus, et what the fuck, normaalne koht on ju. Aga ei, ma täna vaatasin järgi, et ega see, ma rahul kindlasti ei ole selle mänguga. Aga lihtsalt, jah. Aga okei, Maitas, ütleme, pane nüüd törni korra. Pane törni peale. Ja Maitas, has played, nagu kuidas sa törni mängid? Oota, has played või? Jah. 180 kilo, 160 kilo. Jep. Ja, jammi river. No ma ei tea, siit lugu, aga peab jammi või? Jah, peab vist. Okei. Jah, mis on ikka. Edasi noh. Kuule, palju sul käsi on veel? 3 tükki äkki. Süra, mees, Mattias, palju maksab see tund nagu? 5 sotti. Rain, saad mulle 5 sotti sees. Ai, see viimane käsi, pole midagi. Okei. Jaa. See on mul juhe nii koos siin polegi 2 tundi midagi, siin on suht väsit. Tal on... Ma ei tea, võib-olla ma hakkan oleks ju. Minu arust küll huvitav. Ei, on huvitav muidugi. Ei, jammib sassi, min race fold. Aga siin on 2 mega väikest äkki. Ta ei saa koolida üldse, vaata. See on ICM ju. Oota, 3x! Ma paneks ka 2,5x või 2,7. Ja foldiks jammile. Ta ei šove nii laialt, kui sa arvad. Okei, ei, ma lihtsalt mõtlesin jah seda. Ma panin jammi, mõtlesin elu lihtsaks see. Ei, jamm ka fine, aga ma arvan, et see 2,5x teeb täpselt sama tööle, mis jamm, aga see on sama, mis seal teil finaalloos ka seal oli, seal Kingsile. Mingi tavalised olukorrad. Põhimõtteliselt, jah. Siis sul oli vist mingi, ma ei mõtle, mis sul oli 7-2 või? Mul oli 10-5, mul peaaegu sama käsi. Jah. Okei, siis ma sain... Fail. Oh no. Fail. You got owned, sir. Okei. Ega midagi, siis ma pean siis harjutama neid flopi reise veel. Vali paremaid borde lihtsalt, 5, 6, 7 näiteks. Oleks väga hea bord, mida teha. Ei. Jah, kusjuures ei, enams korrad lähevad läbi ka need flopi reisid. See Fond ütles ka veel seda, et mingi pead valima ikka neid vendi, kellel CB-t on põhjas ja... Ja, muidugi. Jah. Ei, kusjuures see jah, oli natuke vale ka, kui selle järgi võtta. Sest ta, üks käsi tal oli siin, kus ta kunne tšekkis flopile. Ta tegi nagu mingi imelik, no samas ongi, kui ta tšekib kunne, overpairi tšekib järgi, siis miks ta sealt CB-tit vaatas, kas ta eriti nõrk olema? Kui ta isegi kunne tšekib järgi. Väga nõrka, lihtsalt tal võib seal mingeid muid asju olla, mida ta ei taha tšekkida näiteks. Ja ma arvan, et kui sa check call'id, siis see outcome on täpselt sama bluffide vastu niikuinii, et kui sa otsustad mängida enda range niimoodi, et ta ei hakka siit pärreldama siin, ma arvan, kui sa check call'id. Ja kui tuleb näiteks 6 turni, siis on ju väga hea kaart, mida liidida sul. Või 8. Või 8 näiteks, jah. Seda küll.